Hea esimees ja hea aseesimees ja head kolleegid. Taust on siis järgmine, tuletan natukene meelde, et 1. septembril pidi Lihulasse eramaale paigaldatama mälestusmärk Nõukogude okupatsiooni vastu ja Eesti iseseisvuse taastamise nimel võidelnud ja langenud Eesti sõduritele. Ja niimoodi siis kavatseti tähistada seda Eesti kaitselahingute 80. aastapäeva. Selle mälestusmärgi näol, nagu teada, oli siis tegemist 2004. aastal Lihula kalmistult eemaldatud monumendi koopiaga, millele hiljem tehti semiootiline ekspertiis, mis ei tuvastanud mälestusmärgil ühtki natsliku sümboolika tunnust. Ja tsiteerin seda ekspertiisi: peaks ütlema, et monumendil on hoopis välja toodud tugev Eesti aspekt. Nii. Ja tõepoolest, et 1940. ja 1941. aastal, kui oli Nõukogude esimene okupatsioon Eestis, siis sel ajal saadeti Eestis korda väga palju inimsusevastaseid kuritegusid. Ja selle uue Nõukogude okupatsiooni vastu seistes ei olnud siis Eesti meestel üldjuhul valikut, missuguses mundris võidelda. Ja ega seda valikut ei olnud ka Eesti Vabariigi juhtkonnal. Eesti Vabariigi viimane seaduslik peaminister Jüri Uluots siis teatas oma raadiokõnes 7. veebruaril 1944, et pooldab Eesti meeste mobilisatsiooni Saksa sõjaväkke kui ainsat võimalust Eestit päästa. Tsiteerin: Eesti ja Saksa vahekorrad saavad leida korraldamist edaspidi, sõjalist jõudu on praegu vaja. Kui kommunistlik võim meie maa ja rahva vallutab, on kõik kadunud, ei ole siis eestlastel enam võimalik end korraldada. Ja sellel samal seisukohal oli siis kogu iseseisva Eesti Vabariigi juhtkond, kes tolleks ajaks oli siis vabadusse jäänud. Ja märkimisväärne on ka, et siseministri erakonnakaaslane ja sotsialistide erakonna juht August Rei seisukoha väljendus 1944. aastal selles samas küsimuses. Tsiteerin: kui meie teistkordne allaneelamise sovjettide poolt peaks toimuma samuti, ilma et meie vastupanu ja elutahe miskisugusel viisil avalikuks nähtavale tuleks, siis peab küll kartma, et meie vabaduse ja iseseisvuse taastamiseks ei jää miskisuguseid šansse üle. Niisiis sotsiaaldemokraatide liider August Rei. Nüüd teel Lihulasse aga konfiskeeris Eesti politsei selle mälestusmärgi, ehkki teadaolevalt oli see siis, nagu mainitud, eelmise mälestusmärgi koopia, kus ühtegi natsliku sümboolika tunnust ei olnud. Ja valitsust ja siseministrit oli sellest teavitatud, teisisõnu oli konfiskeerimiseks siis olemas nende heakskiit. Ja see arupärimine ongi sellest tuletatud, tõukunud, et see on suhteliselt arusaamatu tegevus. Eesti juhtkonna kutsele vastanud mehi, kellest suur osa kaotas siis elu või ka siis vabaduse ja tänu kellele me oleme ka oma iseseisvuse taastanud, nende meeste mälestuste jäädvustamist keelatakse. Ja anno Domini 1944 kutsub sotsiaaldemokraatide juht August Rei Eesti mehi sovettidele vastupanu väljendama, aga anno Domini 2024 keelab sama erakonna juht ja siseminister nende meeste austamise, kes siis Eesti riigi juhtkonna ja tema enda erakonna toonase esimehe üleskutsele vastasid. Ja selle asemel väljendab siseminister muret, et tulevad järgmised inimesed, kes ütlevad, et me nüüd hakkame paigaldama Eestisse kive, kus peal on Vene sõduri mundris oleva sõduri kujutis. Tsiteerin: need kõik on ühed ja samad asjad. Nii, isegi jättes kõrvale selle asjaolu, et ekspertiisi kohaselt kujul natsisümboolikat ei ole, tuleb tõdeda, et ikkagi väga ja väga ajaloo ja Eesti identiteedi kauge inimene, võib nii väita, kurvastav, et see inimene on siis valitsuse liige. Need ei ole ühed ja samad asjad. Eesti Vabariigi juhtkond ei ole mitte kunagi kutsunud Eesti mehi Punaarmeesse minema. Küll aga kutsus Eesti Vabariigi juhtkond Eesti mehi Eestit Punaarmee agressiooni vastu kaitsma. Ja väga kurb, et härra siseminister sellest aru pole saanud. Ja ma ei tea, kas see on ebapädevus või ei tunnista siseminister Eesti Vabariigi järjepidevust, ma tõesti ei tea seda. Aga
minu aeg on läbi, et arupärimise küsimused vast loeb härra siseminister ette ise. Aitäh!